Tere varaõhtust Arhitektide Liidust ja tere tulemast teisele loengule sarjast Tulevikku kujutledes digitaalreaalsuse ajastu. Eelmine kord oli meil siin tehnikaga väikseid probleeme. Ma katsun pildi jagamise tööle panna ja siis me võime alustada. Niisiis, loengute allikad ja meetodid ja ekraan ja projektsioon. Eelmisel korral vaatasime lühikest sissejuhatust alusoletustesse, milleks olid siis paradigma uuenemine, see juba üsna pika ja suure 600-aastase paradigma uuenemine, teatav paradigma lõdvenemise tunnus, mida ma olen nimetanud metafooriliselt imagosfääriliseks seisundiks, ja 3 olulist tunnust, mis hakkavad selles paradigmas hääbuma. Need on arhitektuuri kujutamine või kujutisviis ehk representatsioon, arhitektuuri autor ja ehitamine. Ja siis vaatasime ka juba sissejuhatavalt, millised võiksid olla modernismi piirid. Ja vaatasime Daniel Belli käsitlust 3 tehnoloogia revolutsioonist, kus ta kirjeldab postindustriaalse ühiskonna tekkimist. Mainisime Jeremy Rifkinit ja Economisti mainstream artiklit 3. laine. Ja need 3 lainet näitavad meile siis, millised võiksid olla erinevad modernismi piirid. Ja täna pidime rääkima loengute meetoditest. Tahtsin rääkida modernismi ja projektsiooni tehnoloogiatest ja projektsiooni tunnetusõpetuslikust olemusest. Kuid eelmise loengu tulemusena oli üks remark Carl Tag-Ligelt. Ma ütleks nii, et väga asjakohane remark. Ja ma mõtlesin, et ma pühendan sellele siiski 10-20 minutit. Kuna autori õigus ja autori olemus on hetkel praegu ka Arhitektide Liidus arutlusel, siis võib-olla peaksime korraks seda siiski veel vaatama, sest minu antud selline väga suur ja üldistav tähelepanek, et autor, kes tekib 600 aastat tagasi, eelkõige siis Brunelleschi ja Leon Battista Alberti poolt kehtestatuna, hakkab tänasel päeval kaduma. Siis see autor, kellele kuulub intellektuaalne omand. Iga üldistusega on nii, et kahtlemata ta vaesestab seda tegelikku maailma ja neid detaile, mis selles maailmas on. Ja Carl Tag ütleb siis, selle üle on korduvalt vaieldud, aga kontseptuaalse mõtlemise ja arhitektuurse autorsuse idee esmasõnastajaks võib tinglikult pidada juba Vitruviust, kes ütleb oma 10. raamatus üsna selgelt, et arhitekti eristab tavainimesest see, et ta suudab hoonet ehitist täpselt ette kujutada. Ja lisab teisisõnu, et arhitektil on erinevalt teistest inimestest ruumilise ja kontseptuaalse mõtlemise võime. Ma lisaks siia just vahele ruumilise ja kontseptuaalse mõtlemise võime ja alustaksin kommentaari just sellest viimasest. Mulle tundub, et ruumiline ettekujutamisvõime ja kontseptuaalne mõtlemisvõime on siiski 2 erinevat asja. Me võime ruumi endale ette kujutada väga suure detailirohkuse ja täpsusega ja võime sellest ettekujutusest üles märkida. Kuid see vastab ikkagi eelkõige küsimusele, milline on see ruum. Kontseptuaalne käsitlus peaks aga vastama küsimusele, miks see ruum selline on. Nii et mulle tundub, et siia me peaksime tegema ühe ja-sõna vahele. Mul ei olnud käepärast teist Vitruviust, kui ma vaatasin internetist 1914. aastal tõlgitud Vitruviust ja kui me sisestame sinna ingliskeelset tõlget siis, ja kui me sisestame sinna otsingusõna autor, siis 6-7 kohal tõepoolest Vitruvius autoritest räägib. Ja siin on 2 sellist välja võetud tsitaati, kus otseselt autorist kui arhitektuuri autorist ka räägitakse. Tõsi, Vitruvius kasutab päris tihedalt sellist sõna, mis on ingliskeelde tõlgitud kui authority, siis autoriteediga. Kui me
Inglise keeles ütleme authority, siis sellele juurde kuulub ka mitte ainult selline vaimne või traditsiooniline mõjujõud, vaid sellega käib kaasas ka võim, mida eestikeelse autoriteedi puhul nii päris täpselt me ei näe. Mis näitab seda, et kui Vitruvius räägib autoriteetsusest ehituse puhul, siis ta viitab ka võimule, mis annab meile ühe käsitluse sellest, et autor kui selline kahtlemata ka antiikajal eksisteerib. Need tsitaadid oleksid siis järgmised. Järelikult võib iga töö heakskiitmist arutleda 3 vaatepunktist. Need on meisterlikkuse delikaatsus, üldine luksuslikkus ja töö kavandamine. Kui selgub, et töö on läbi viidud luksuslikult, siis kiidetakse omanikku, kes on selle tulemuse autoriseerinud, siis autoriteediga kinnitanud. Kui selgub, et meisterliku delikaatsusega, siis ehitajate pealik saab hinnatud oma teostuse eest. Kuid kui proportsioonid ja sümmeetria annavad tööle väljapaistva mõjujõu, siis läheb kuulsus arhitektile. Siin on tõepoolest nii arhitekt autori kui ka isoleeritud ehitajast sellisel kujul kirjeldatud. Ja teine tsitaat, kreeklaste esivanemad on avaldanud sellist suurt austust kuulsatele atleetidele, kes on olnud võidukad olümpia, püütja, istmuse ja neemea mängudel. Nad sõidavad oma linna ja isakoju 4 hobuse rakendil ja naudivad kingitusi kogu eluks avalikul kulul. Ja kui me mõtleme sellest, siis ma imestan, et sarnaseid või suuremaid austusavaldusi ei tehta neile autoritele, kelle piiritud teenused on kingitud kõigile rahvastele igal ajal. Ja siin kahtlemata vaatab siis arhitektuuri. Lisaks Vitruvius kasutab sõna autor ka kirjanike ja näitekirjanike puhul oma raamatus ja ka need tulevad välja. Kuid võib-olla, et isegi pisut täpsemalt on 10. raamatus Vitruvius näidanud väga kokkuvõtlikult ja väga selgelt arhitektuuri olemuse ja see tõepoolest oleks jagatav ka tänasel päeval. Siin on ta ladina keeles, ma võtan ta ladina keelest lahti, vaadates neid olulisemaid väljendusi, mida ta kasutab. Ja otseselt ta siin ei kirjelda seda autorit või kontseptuaalset autorit, kuid kui me loeme tema teksti läbi, siis kahtlemata selline autori teke siin paistab. Vahemärkusena ma ütlen, et ma püüdsin ajaloolist ja pilditeoreetilist osa nendest loengutest välja jätta just sellel põhjusel, et nad koormavad võib-olla loengud liialt üle, aga ma loodan, et te lubate mul siiski selle autori teema siin veel kord ikkagi üle vaadata, kuivõrd tõepoolest võib juhtuda, et see on väga oluline 2 mõttes. Esiteks me peame arhitektide liiduna ja teiste loominguliste liitudena midagi tegema, kui intellektuaalomand hakkab murenema. Teiseks oleks ka huvitav teada, mis siis sellest võiks tulevikus saada. Ja tulles nüüd tagasi siis 27. aastal umbes välja antud Vitruviuse raamatu juurde, 10 raamatut arhitektuurist, siis 10. raamatus annab ta arhitektuuri definitsiooni. Ja ütleb siis umbes nii. Niisiis on arhitektuur paljudest distsipliinidest ja eriilmelisest eruditsioonist koosnev teadus, mille kaudu tekib oskus teha arhitekti tööd, mis on paljude kunstide tulemus. Olenevalt punktuatsioonist oopera ees või taga on ka teine võimalus tõlkeks. Arhitektuur on teadus paljudest distsipliinidest ja eriilmelisest õppimisoskusest paljudes kunstides. Nimelt ladinakeelses tekstis ei olnud punkte, mis tähendab seda, et lause lugeja pidi lause ise punktueerima lugedes. Ja seetõttu on võimalik 2 erinevat definitsiooni, kuid see väga suurt erinevust ei tekita. Kuid olenemata oopera paigutusest esimesse või teise lausesse on kokkuvõte selge. Arhitektuur tuleneb ex fabrica et ratiocinatione. Siis arhitektuur sünnib tegemisest ja mõtlemisest. Ja siinkohal ma tahaks viidata sõnale fabrika. Kasutan seda arhitektuuri ajaloo Rooma osas kui ühte olulist mõistet ja seetõttu olen natukese sellesse ka süvenenud. Niisiis olen ma vaadanud
sõna faabrika etümoloogiat ja see on päris huvitav, mis viibki meid mõnes mõttes nagu tegija või tegemise juurde. Proto-Indo-Euroopa tüvi on taab, korraldama, kohandama või korralik. Siit näiteks Armeenia darbin ehk sepp või siis keskingliskeelne taft, rumal, heatahtlik, aga siit siis ka ladinakeelne faber, oskuslik, sepp või käsitööline ja siit edasi fabrikate, forge, fabriken, fabrik, fabritseeren. Ja me näeme, et eesti keelde on tulnud samamoodi kaks sõna. Ühelt poolt siis millegi tegemine või vabrikus tegemine ja teiselt poolt fabritseerimine. Ja ma kujutan ette, et siin on just tegemist kreeka plaatonliku mõtlemisega, kus ideede maailm, mis on püsiv ja kindel, milles ei toimu muudatusi, tõlgitakse ümber meie igapäevasesse elamise keelde ja seal on kõik muutuv ja see tõlkimine või fabrikatsioon siis ühtlasi viitab sellele, et see meie igapäevane eksistentsiaalne tegelikkus on just kui võltsing siis puhtast ideede maailmast. Sepp kui esimene asjade tegija, tõepoolest me leiame tema genealoogia ka alates legendaarsest esimesest arhitektist Daidalosest. Daidalos siis teatavasti Kreeta saarel teeb imelisi asju, paneb Minotauruse labürünti kinni ja Daidalose pärisnimest on tulnud ka nimetus maagilistele esemetele, nii nimetatud Daidala või mitmuses siis Daidala, ainsusest Daidalon, siis pärisnimest. Eesti keelte on see tõlgitud Homerose eepostest on tõlgitud, kui ma ei eksi, siis Annisti poolt kui taidurlik ehk siis osavalt tehtud. Daidalose vanaisaks, kui me nii võime metafooriliselt öelda, on sepakunsti jumal Hephaistos, kes siin sellel pildil kujutatud automaatvankreid on teinud, mis ise sõidavad ja ise lendavad. Ja Hephaistose eelisaks võiks olla veel Sumerist Paali eeposest Kotarvahasis, mis on tõlgitud siis kui oskuslik ja kaval, ka tegelikult sepp, asjade tegija. Ja me näeme Daidala puhul eriti just, et kui tegemist on maagilise esemega, siis see on komponeeritud mitmetest materjalidest, kuid mis võib olla kõige olulisem kavanduskesksetele distsipliinidele, et need materjalid omavahel on seotud kokku vastavalt õigetele proportsioonidele. Ja siis, kui need proportsioonid on õiged, siis avaldub selle maagilise eseme tõeline võlujõud. Aga nagu igasuguste maagiliste nähtustega on nad ka ohtlikud, mis tähendab seda, et me võime midagi võltsida ja siis lähevad asjad valesti. Et siis tegemisest ja mõtlemisest, need on kaks sõna, millel võivad olla palju sügavamad tähendused, kui me esialgu Vitruviuse tekstist välja loeme. Aga vaieldamatult nii fabrika kui ratsiootsinatsioone on tegelikult seotud üksikisiku ja selle konkreetse autoriga, kes siis mõtleb ja teeb. Ja võib-olla kõige olulisem koht kontseptuaalse mõtlemise jaoks on siis see väljend, kus Vitruvius ütleb, et arhitektuuris leiame kaks asja. Quod significatur et quod significat. See, millega tähendus antakse ja see, mida ta tähendab. Ehk siis ma just siin näeksin arhitektuuri puhul seda kontseptuaalsust, et see on see tähendus, mis tuleb läbi projekti, maketi või ehituse, millega tähendus antakse. Ja vaieldamatult ka siin peame me nõus olema, et teatav autorluse ja kontseptuaalsuse omavaheline side on kahtlemata olemas ja siis lõpuks nimetab Vitruvius veel, et arhitekt peab omama loomulikku annet, siis väljamõtlemise annet, ingenium, ning valmidust palju õppida. Ja lisab lõpuks, anne ilma õppimiseta või õppimine ilma andeta ei võimalda saada täiuslikuks meistriks. Niisiis me saame rääkida üksikisikust kui autorist. Spiro Kostov on kirjutanud ühe raamatu, koos teistega välja andnud, kus ta siis vaatab arhitekti ametit läbi aegade. Ja sellest raamatust joonistub siiski välja
üldine teadmine, et arhitekt, selline staararhitekt, kelle isik on tuntud, kellele makstakse palju raha, on ka antiikajal ikkagi suur haruldus. Sama võime me rääkida ka keskaja kohta. Nii et üldises plaanis ma siiski ütleksin, et arhitektuur ja ehitamine on nii antiikmaailmas kui keskajal omavahel tihedalt seotud. Ja kuigi Vitruviuse väited väga selgelt ka näitavad seda, et arhitekt ja ehitaja on isoleeritud või eristatud ametitena, siiski suur osa arhitektidest töötas nii ehitusjuhi kui ka arhitekti endana, siis selle kavandajana. Paradoksaalne on siin Vitruviuse puhul see, et ega meil ei olegi algupärast käsikirja. Kõige vanem käsikiri, mille järgi on tõlked ja ümberkirjutused tehtud, on 9. sajandist. See peaks olema praegu Briti raamatukogus ja arhitektuuriajaloost on teada, et Hildesheimi kiriku siis apt, oma aja üks tuntumaid mõõgamehi Bernvard on seda kasutanud kiriku ehitamisel ja tema omakäelised märkused peaksid olema sellel käsikirjal. Aga nüüd, kui me edasi mõtleme, siis tegelikult Vitruvius sellisel kujul, nagu me teda nüüd tunneme, ilmub ikkagi 1414. Ja tema eripäraks on see, et seal ei ole ühtegi joonist. Mis tähendab seda, et iga kord, kui see ümber kirjutati või kui ta välja anti hilisemalt juba 15-16. sajandil, kui juba trükikunst tuleb, siis need esialgsed variandid on illustreeritud ja selle illustreerivad arhitektid, siis kaasaegsed arhitektid. Nii et me väga täpselt tekstianalüüsi ja ladina keelt filigraanselt tundmata ei saagi öelda, millised on need juurdekirjutused, mis sinna on tehtud. Ja ma näitan veel mõnda näidet, kuid ma siinkohal tahaksin veel tagasi tulla selle juurde, et Kostov kirjutab, et vaatamata sellele, et Kreeka joonistamisoskus on kiirgamas tuhandetelt baasidelt, ei ole meieni jõudnud ühtegi arhitektuurset joonist. Ja see on tõepoolest imelik. Ka Bungard, kellele Spiro Kostov viitab, ütleb, et ehituskunsti jaoks oli keskne kivimeister, kes töötas detailsetest tekstidest. Et arhitekt kirjutab detailse teksti sellest, kuidas see maja ehitatakse, seda nimetatakse siis syngrafai. Ja siis on Kostovil veel tsitaat peaarhitekt Filionist ja temaga koos töötanud Eutethémosest, aga ma hüppan sellest üles ja lähen Xenofoni juurde, sellepärast, et see on Sokratese tsitaat ja tõepoolest huvitav lugeda. Mis teenistuses sa kavatsed väljapaistvaks saada, Eutethémos, et sa nii palju raamatuid kogud? Eutethémos ei vastanud, paistes olevat segaduses, mida öelda. Ehk kavatsed sa õppida loodusteadusi, küsis Sokrates. Ja selleks eesmärgiks pole just vähe raamatuid vaja. Ilmselt siis Eutethémos vastab, ei minu sõna selle peale ja Sokrates ütleb arhitektuur siis ehk. Ja ka selleks leiad sa, ei ole vaja vähe teadmisi. Ja Kostov läheb edasi kirjeldades, et isegi arhitektide koolid on olemas antiiksel perioodil, arhitektide nimesid on teada, nii et selliseid ikkagi üksikuid staararhitekte, kelle kohta me võiksime rakendada tänapäevast autori positsiooni ja autori õigust, kahtlemata on ajaloos olnud. Aga jätkates siis Essexi koolkonda ütleme, et neid on olnud siiski suhteliselt vähe. Nüüd ma tahaks veel teise asja juurde ka ühe kommentaari anda, kui me rääkisime, et arhitektuurset projekti kui sellist ei ole. Ja Spiro Kostov kinnitab, et tõepoolest antiiksest perioodist ei ole jäänud rohkem kui mõned üksikud üks-ühele joonised siis stülobaasil, mis on see platvorm, mis on templite all. Siin paremal pool on üks selline lihtsakoeline kirjeldus sellest, kuidas Kreeka templeid saaks proportsioneerida, et siin on tegemist Fibonacci või kuldlõikega. Aga vaadates seda templit lähemalt, siis peame me tunnistama, et nii autorluse kui jooniste osas on siin veel paljugi selgitamata. Ja Bruce Alsop kirjutab oma raamatus arhitektuuri ajaloost, kirjeldab järgmist olukorda. Et esimest korda, kui ta Ateenasse läks ja Akropolisse sisenes koos ühe grupi vanaldaste Cambridge'i professoritega, kes olid eluaeg
lugenud arhitektuuri ajalugu, siis üks nendest professoritest haaras peast kinni ja hüüdis kõva häälega. Mida olen ma küll üliõpilastele kogu oma elu õpetanud. Ja esimest korda, kui ma propüleedest sisenesin ja Parthenoni nägin, siis ma arvan, et ma sain aru, mida ta mõtles. Sest tõepoolest see kohalik pilt, mis avaneb diagonaalis Parthenose varemetele, on väga muljetavaldav. Ja ajalooraamatutes tihtipeale kirjutatakse, et kreeklased kasutasid optilist illusiooni või optilist lühendust või parandust selleks, et kõik jooned oleksid vertikaalsed ja horisontaalsed. Need, kes on Akropolisel käinud, teavad, ei midagi sellist. Ja see foto, mille ma siin tegin, ei ole mitte sugugi objektiivi moonutus, vaid tõepoolest see alumine platvorm on kaarekujuline. Ta on kaarekujuline mõlemat pidi, nii frontoonis kui külgjoont pidi. Ja see kaar on selgelt näha, kui lähemale minna ja vaadata. Nii et minu interpretatsioon Bruce Alsopi kirjeldusest ja sellest, mis ma ise kogesin, oleks hoopis vastupidi. Kreeklased kasutasid optilist moonutust selleks, et teha see ehitus palju võimsamaks. Nad on andnud perspektiivkoondumise üles taevasse 3. punkti, mis teeb selle hoone palju võimsamaks ja palju selgemaks. Ja siin on paremal pool nüüd täpne mõõdistus, kuidas need sambad teljed võiksid siis Parthenonil asetseda. Ja kui me nüüd vaatame siit, siis me näeme üsna uskumatuid numbreid. Mõlemad frontoonid koonduvad kaarel, mis on umbes 5 kilomeetri kõrgusel. Ja külgseinad koonduvad kaarel, mis on umbes 2,2 kilomeetri kõrgusel. Ja tähelepanelik vaataja näeb, et nurgapostid, mis on ka kallutatud, on mõlema selle pinna või absoluutse ideaalse pinna, mis sealt tuleb, selle ühisnimetajad või kuuluvad mõlemale pinnale. Nüüd vaadates siis seda üsna keerulist geomeetrilist ülesehitust ja kõrvutades seda faktiga, et meil ei ole ühtegi joonist, siis tekib küsimus, kuidas on selline ehitus võimalik. Ja lihtsa loogikaga peame me ütlema, et sellist moonutust, isegi kui see on puht tunde küsimus, ei ole võimalik ikkagi ehituses läbi viia ilma väga täpsete geomeetriliste joonistustega. Ükskõik, kas siis need on paberi peal või on pergamendi peal või on nad joonistatud tõesti sellele stülobaasile, mis on sammaste all. Kusagil kindlasti see peab olema. Ja see näitab meile ikkagi väga-väga kõrget klassi ehitus ja mõtlemiskunsti, mis 500 kuni 300 aastat enne Kristust antiikses Kreekas valitses. Nii et siin on teinegi paradoks ja kui me läheme veel natukese edasi, siis ma näitan teile ka väljavõtet Vitruviuse raamatust, kus ta räägib plaanidest ja lõigetest, aga see on rohkem spekulatiivne. Nüüd tõdeme siis, et autorluse küsimused antiikajal on lõpuni lahendamata, kuid minu selline üldine väide oleks siiski, et Alberti poolt loodud täiesti uus intellektuaalne omand, mis omab laiapõhjalist ülesehitust, on midagi teistsugust, kui me oleme siiamaani ajaloos seda vaadanud. Siia tõin ma vahele ka lihtsalt huvi pärast selle tsitaadi, mida on siis kunstiajaloolased ja arhitektuuriajaloolased, kes arhitektidesse kõige paremini ei suhtu, on ikka jälle kasutanud. See pärineb siis aastast 1261. Magistri cementariorum virgam et gyrothekas in manibus habentes. Siis tsemendimeistrid virgaga. Virga on mõõdupulk, see on umbes selline 4-5 jala pikkune pulk, seal on mõõdud peal, me kohe seda vaatame. Aga siis tsitaat läheb siis edasi. Tsemendimeistrid virgaga omal kindad käes ütlevad teistele. Ma ei hakka seda hääldama, see on vanas prantsuse keeles. Ja see peaks tähendama, lõigake see mulle parajaks või tehke see parajaks. Ja siis lisab munk Nicolas de Biard. Ja ise ei tööta, aga nõuavad kõrget palka, sarnaselt tänastele kõrgematele vaimulikele. Siin me näeme, et keskajal siis
siis vähemalt selle Munga käsitluses see intellektuaalne omand või kontseptuaalne maailm ei omanud nagu enam mitte mingisugust väärtust. Kindad käes ütlevad teistele, ise ei tööta ja nõuavad kõrget palka. Ja ka teine taoline viide on seal olemas, sic debitis facere, et tehke see mulle ära, aga ise ei tee midagi. Nii et seda on ikka kasutatud, et lihtsalt käivad ringi ja midagi ei tee. Siin on üks arhitekt, kes siis on üsna erandlikult kujutatud. Egiptusest on teada palju arhitektide hauakambreid ja ülistuslaule, mis nad ise on lasknud endale kirjutada, aga keskajast on arhitekte siiski suhteliselt vähem teada. See on Reims katedraali vasakus põikhoones Hugo Libergier. Sellise arhitektid on teinud Nikaiase kiriku, mis on tänaseks kadunud, selle arhitekti hauaplaat. Ja siin me näeme tõepoolest nii nagu mõnel pool on ennegi viidatud, et arhitekt on siin kujutatud siiski akadeemilise persoonina. Tal on akadeemiline keep, tal on barett, tal on käes kindad, doktorikindad siis. Hoiab ta käes virgat, mis on see pikk puu, me sellelt plaanilt või fotolt veel ei näe, aga seal peal on tolli mõõdustik ja jala mõõdustik, siis teises käes hoiab ta kiriku mudelit, millest siis see kiriku saab üles ehitatud ja seisab ta siis tsemendimeistrina veel sellisel mateeria kuhjal, mida me võiksime ka nimetada mördiks hea lihtsameelse fantaasia korral. Ja kunstiajalooliselt tähelepanuväärne on see, et ta varbad ulatavad sellest raamist veel välja, mis teevad kogu selle pildi ruumiliseks. Kuid kõige olulisem osa on tema hauaplaadi alumisel lõikel, kus me näeme nurgikut ja proportsioneerimissirklit. Seda nurgikut on William Lefebvre kirjeldanud oma raamatus ja teinud pildi ja vaadanud, et see nurgik on kuidagi vildakas, et võib-olla on töömehed selle valesti siia hauaplaadile kandnud ja tegi selle nurgiku paralleelseks, siis selliseks paralleelseks nii nagu puussepa nurgikud on. Aga tegelikult on meil siin tegemist siiski kivimeistri nurgikuga, mis koosneb siis kahest sellisest teineteise suhtes nihutatud kolmnurgast, mis annavad Hugo Libergier nurgikule väga omapärase kolmnurkade süsteemi, et ühelt poolt on tegemist kahe kolmnurgaga, mis on 30, 90 ja 60 kraadi, mõlemad nad seda on, aga siis nende kahe hübriidina tuleb siis üks hoopis keerulisem nurga lahendus ja nii Westminsteri kui Hugo kohta on siis öeldud, et need spetsiaalsed nurgikud annavad siis teatavalt erilise proportsioneerimisviisi, millega põhimõtteliselt võib ju nõus olla, sest kogu geomeetria, mida loožid valdavad, siis ehitusmeistrid kuuluvad loožidesse, loožides on oma õpilased ja loožidest valitakse siis peamised müürimeistrid, kes ehitavad kirikut. Nende geomeetriline teadmine kuulub siis nii-öelda looži saladustesse. Ja neid jagatakse siis oma looži sees. Võib-olla ka vahel nendele, kes tulevad väljaspoolt. Ja siis on kuningas Offa, kelleni mõnedel andmetel ka seda Munga pahatahtlikku märkust kinnaste ja mitte töö tegemise kohta vahel on viidatud. Siin me näeme, kuidas kuningas räägib arhitektiga, kelle käes on samasugune mitteparalleelne nurgik ja siis suur mõõdu sirkel. Kahtlemata on ka seal keskajal siis tegemist hinnatud meistritega, kellel on kõrge palk ja kes tõenäoliselt on siis ka upsakad, nii nagu kirjeldatud, ja me võiksime neidki lugeda staararhitektideks või selliseks kaasaegseks intellektuaalset omandit endaga kaasas kandvateks meistriteks. Aga Vitruviuse esimesest raamatust me leiame nüüd ka veel vastuseks siis minu väitele sellest, et lõiked, plaanid ja vaated tekivad pärast Brunelleskit, leiame me tõepoolest, et siia on ka kirjutatud väga spetsiifiliselt, et kreeklaste idee saab olla üles märgitud ikonograafia, ortograafia ja skaenograafiaga. Ja seda skaenograafiat on siis tõlgitud kui 3D-kujutist või perspektiivi ja ikonograafiat plaani ja ortograafiat kui vaadet. Ja muidugi siin nüüd küsimus on, et millal
millal siis see tõepoolest muutub ka üheks terviklikuks süsteemiks. Ja ma võib-olla siin siiski vaadates ja vaieldes jääksin selle juurde, et Brunelleschi, ja ma loodan seda ka täna näidata, et Brunelleschi loob selle süsteemi, kus tõepoolest geomeetriliselt kõik erinevad täna tuntud arhitektuuri joonised moodustavad ühe tervikliku süsteemi ja annavad võimaluse üle minna kartesiaanlikule ruumile, mis ei ole enam geomeetriline, vaid on abstraktne algebraline ruum. Kuid siin me ka näeme, et inglise tõlkijad on üsna flamboyantselt seda tõlkinud, kui siin räägitakse siis perspektiivist centrum omnium linearum responsus, siis ringi keskele koonduvad jooned. Siis järgmises lauses väga selgelt on tõlgitud, see hae on juba tõlgitud need kolm ja lisatud sinna juurde, siis plaan, lõige ja perspektiiv tekivad ettekujutamisest ja leiutamisest. Kuigi cogitatio ma võib-olla ei tõlgiks inglise keelde imaginationina, vaid pigem siis teadmise või kogemusena. Nii et kui me nüüd süveneme detailidesse, siis me näeme, et maailm on palju keerulisem ja kirjum, kui ta saab olla. Ja selle vahemärkuse või lisanduse meie loengutele tahaks ma lõpetada siis Annuse ja kompani poolt välja antud muinasaja seaduskogumike antoloogiaga, mis võib-olla siiski kirjeldab seda arhitekti ehitusmeistri üleüldist maailma. Ja siin on 3-2000 aastat vana Hammurabi seaduste kogumik, kus siis räägitakse ka ehitusmeistrist. Üldiselt ehitustest räägitakse vähe, põhiliselt on muinasaja seaduskogumikud siis ikkagi suunatud sellele, kes võivad emaga lapsi saada ja kellele saab isa varandus, siis matrimoonium ja patrimoonium. Kuid siin ja seal mõni lõige siiski on ja siin on tähelepanuväärne, et ehitamisega käib kaasas ikkagi suur vastutus. Ehitamishinnad on kehtestatud. Kui ehitusmeister ehitab kellelegi mehele maja ja teeb valmis, siis ta andku iga maja sari kohta 2 seeklit hõbedat talle tasuks. Ehitushindu on ka hiljem Lombardias kehtestatud võimukandjate poolt, mis on andnud võimaluse, et selline korporatiivne hind hoiab ehituskunsti elus. Ja Lombardia ehituskunst läheb uuesti laiali üle Euroopa pärast rahvaste rändamist ja tohutuid segadusi Itaalia poolsaarel. See vana Rooma traditsioon elab seal rahulikult edasi. Aga siis teine veel, mille võiksite ette lugeda, teine selline seaduse käsk, kui ehitusmeister ehitab kellelegi mehele maja, kuid ei tugevda oma tööd ja maja, mille ta ehitas, variseb kokku ja surmab majaperemehe, see ehitusmeister tapetagu. Nii et vana testamendi järgi silm silma, hammas hamba vastu. Ja see on selline sünteetiline autorlus ja vastutus, mis ma arvan on siiski põhiline antiikses ja keskaegses maailmas. Nii et tulles tagasi meie loengu põhiosa juurde, võiksime me siiski jääda selle juurde, et Alberti intellektuaalne autorlus saab nüüd massiliseks. Tema arhitekti isolatsioon ehitajast ja hiljem ka insenerist kui arvutuste tegijatest ja otsene suundumus sellele, et tegemist on ainult kontseptuaalse ja ruumilise lahendusega. On Alberti poolt sõnastatud ja sellisena ka välja toodud. Brunelleschi veel jääb osaliselt ikkagi keskaegsesse maailma ja kuigi ta on selle kavandanud, on tema põhiväide siiski, et see ehitus on minu, sest mina ehitasin selle, mis sest, et see joonised on ka selle jaoks minu tehtud. Selline oleks lühike kõrvalpõige siis autori küsimustesse, mille ma arvasin, et me võiksime siiski siin üle vaadata, sellepärast, et see on õpetlik ja ülevaatlik ja võib-olla on sellest midagi võtta kaasaegsesse vaidlusesse. Nüüd aga läheksime lühikese sissejuhatuse juurde, milliseid meetodeid siin loengus kasutatakse. Aga enne veel ma tooksin ühe näite, kuidas ilmestada seda metafoorilist mõistet imagosfäär, mida ma olen kasutanud. Siin on üks foto Veneetsiast, mille ma tegin biennaalil käies. Kui ma neid fotosid reastasin, siis minu ülemus astus uksest sisse ja ütles, et miks oled sa sellele pildile selle näitleja photoshopanud? Ja mul ei olnud midagi öelda, et ega mina, see oli seal niimoodi.
Aga see oli hea näide sellest, kuidas kaasaegne maailm muutub üha rohkem ekraaniliseks. Tõsi, Veneetsia teised majad on veel alles ja Vivaldi kirikut, mida siin parandatakse, on sellise uhke reklaampannooga kaetud. See on veel analoogiline reklaam, see seisab paigal, ta on lihtsalt trükitud sinna peale. Aga kui me vaatame edasi, siis Times Square on juba kaotanud täielikult oma arhitektuurse vormi ja kogu maailm on asendunud ekraanidega. Selline võis see välja näha oma algupärasel kujul, kui täna on siin maailma kõige suurem ekraan ja ühtlasi ka kõige kallima reklaamiga ekraan, mis üldse on olemas. Nii et see kujutiste maailm, mis meie ümber toimib, on haaranud üha suurema ja suurema võimsuse. Ja kui me ütleme või kui ma ütlen, et imagosfääriline seisund on tekkinud ja see näitab modernistliku paradigma lõdvenemist, siis me saame ühtlasi ka väga piktoreskselt vaadata, kuidas ja millal see toimub.